Argo, Tervist! tere, kes on sealpool kuulamas, vaatamas. Üks oluline küsimus, mida ma sinu käest nüüd praegu küsin. Milleks sulle Jumalat on tarvis? No sa oled kohe nii otsekohene. See on üldse tegelikult naljakas küsimus. Ja see lähtub ju sellest ühiskonnast, kus me elame. Et mõnes ühiskonnas sihukest küsimust ei ole olemas. Seal on Jumal olemas, aga me elame sellises sekulaarses keskkonnas ja siin selles keskkonnas tõesti tekivad sihukesed küsimused, et milleks Jumal? Jah, no sellepärast mu ju see küsimuse püstitus oligi just selline, et milleks Jumal, sellepärast ma arvan nii sina kui mina, me oleme seda lihtsalt kogenud, kus ikkagi on just nimelt meie ühiskonnas inimeste jaoks see küsimus, et milleks sul seda Jumalat vaja on ja sellepärast ma küsin sinu käest ka täiesti otse, et milleks sulle seda Jumalat vaja on? No kui hästi isiklikult vastata just mulle, siis ega see on sihuke imelik küsimus, et sellele ei oskagi vastata, et vaja Jumalat. Ega otseselt ei olegi vaja Jumalat. Aga kui sa elad siin maa peal, meil on siin taustal loodus, lõhutud puud, keegi on kõvasti tööd teinud, ööbik laksutab, see tõenäoliselt tuleb kaadrisse. Loodame. Et kui sa lihtsalt kulged siin selle maa peal ringi, siis ja jälgides seda loodut, siis lihtsalt see on ilmne, et Jumal on olemas. Et kui sa ringi vaatad, sellel kõigel on disain, inseneeria, keemia, füüsika, kõik on kuidagi niimoodi kokku pandud, et see elab ja toimib, võta loomi, võta taimi, kui palju erinevaid lillesorte praegu õitsevad siin, nartsissid, tulbid. See on ju ilus. See on ju disainitud, see on programmeeritud. Nad hakkavad teatud tingimustel, teatud aastaajal toimima. Ja see kõik lihtsalt viitab kellegile. Et minu jaoks on see alati niimoodi olnud ja sealt kaudu ma tulin ka Jumala juurde. Et aga mul ei olnud tol ajal sellist küsimust, et ma tahaks Jumalat. Ma tahtsin teada tõde ja ma tahtsin teada, kes on selle kõige taga? Ja ma tahtsingi sinna jõuda, et mingil hetkel sa pidid ju, mingil hetkel pidi see küsimus sinu sees kuskil tulemat, aga kes selle taga on? Et ikkagi see oli, ja et kuidas sa jõudsid just selle hetkeni? Või mis su elus pidi toimuma, et see nii sai olema? No ma olen hästi palju maal viibinud oma vanaema juures, kõik suvevaheajad, kõik nädalavahetused. Ja sa lihtsalt vanaema kasvatas loomi, neid ümbritsesid alates kassidest, koertest kuni lehmadeni välja, mis sinna kõik vahele jäid, sead ja muud olendid, et ma kasvasin meie kasvasime nõukogude ajal ülesse ja siis oli ju selline üldine asi õhus, et see kõik on ise tekkinud ja Jumalat pole olemas. Yeah. Aga minul lapsena nagu see ei mahtunud pähe, et minu loogika ei suutnud seda vastu võtta, et midagi sellist võib ise tekkida. Et meil olid kanad maal ja siis munesid muna ja mingi aeg nad läksid hauduma ja siis sealt tuleb välja kollased tibud. Ja minu lapse nagu olemus ja mõtlemine sai aru, et siin on midagi tõsisemat selle taga ja sellise tundega ma kasvasin ülesse. Teismelisena ma läksin Tartusse kunstikooli, me hakkasime tegelema seal inimese teemaga hommikust õhtuni, maalimine, joonistamine, skulptuur ja ma nägin seda disaini lähedalt kuni sinna maani, kui me läksime
anatoomikumi, kus meditsiinitudengid harjutasid ja õppisid opereerimist laipade peal. Meil oli kõrvalruumis oli anatoomia tund, kuidas inimene on üles ehitatud, skelett, kuidas see kogu luustik on nii-öelda kokku ehitatud ja kuidas luudele on liha kasvatatud kuni selleni välja, et seda katab nahk. Ehk disain, looming, insener on selle taga olnud, nii et minul on ainult lapsest saadik see võimendunud ja muidugi need suveõhtud nagu sellised siin, sa lähed õhtul välja, ritsikad siristavad, vaatad üles taevasse, linnutee, taevas on tähti täis, kuidas linnud lendavad tohutud vahemaid, tulevad kuskilt teisest maailma otsast meile siia pesitsema, kuidas nad seda kõike oskavad teha. See ei saa olla, et see on ise tekkinud, kui sa leiad põõsast kella, ütleme niimoodi, üles keeratava kella, sul ei teki sellist mõtet, et see on sinna ise aja jooksul tekkinud. Et sul on automaatne, et see on inimeste tehtud, keegi on selle kaotanud. Aga kui sulle tuleb elav inimene vastu, mis on 1100 korda keerulisem kui kell, siis see on ebaloogiline, et see on ise tekkinud mingi abstraktse aja jooksul. Ma ei tea, kas läksin nüüd vastusega väga pikaks või? Ei läinud, ma saan täna sinust väga hästi aru. Ma arvan ka, et inimene on üldse keerukam projekt üldse võib-olla universumis, et mis olla saab. Et mõni võib mulle vastu vaielda, aga mina olin nagu nii kaua, ometi ma nägin kõike seda, mida sina kirjeldasid, aga ma nagu ei mõelnud väga selle peale, et võiks olla keegi looja või keda me võime siis julgelt jumalaks nimetada, on selle taga. Et ma küsin korra nagu veel seda, et kas su elus sa jõudsid selle järelduseni, kas midagi nagu oli sellist nagu põrutavat ka, et miks sa nagu just otsustasid, et see on Jumal ja ma tahan teda? Kui siit sellest kunsti valdkonnast nii-öelda edasi minna, siis sa võid minna kunstinäitusele ja sa võid vaadata mõnda pilti, mis on hästi värviküllane, mis on täis nagu elu, ta on ilus, ta on selline inspireeriv, et sa saad sellest midagi. Ja tegelikult oleks kihvt tunda seda kunstnikku. Et kes ta on, mis mõtteid ta mõtleb ja kus kohast ta siukese asja välja võttis, mis ta siia lõuendile pani. Et minul oli Jumalaga midagi sarnast, et ma lihtsalt kõik minu jaoks viitas sellele, nagu arhitektuur, üks asi on pilt, teine asi on arhitektuur. Et kui sa linnas ringi liigud ja sa näed mingisugust näiteks ilusat funkmaja, et sellel on ju arhitekt, keegi on selle loonud ja tal on veel kindlasti maju, mida ta on loonud. Et üks asi on jääda lihtsalt nagu seda imetlema, aga teine asi on teda tundma õppida, seda arhitekti ja miks mitte, kui sa jõuad sellesse kohta, et sa tahaks ise ehitada, siis lased temal projekti teha endale. Et kuskil tekkis mul soov tunda seda või teda siis, kes iganes selle taga on. Ma ei teadnud, kes see on, ma sain aru, et siin on üks hästi intelligentne olend kõige selle taga ja mingil põhjusel on ta selle pannud kõik nii-öelda käima ja toimima ja nagu pilt räägib kunstnikust, loodu räägib loojast. Et ma tahaks teda tundma õppida. Et see oli see koht, kuhu ma jõudsin. Ja nüüd sa oled selleks hetkest, kui me seda siin praegu salvestame, siis tõenäoliselt mingi 30, kui palju aastat? 33.
selle kuu märtsis sai 33 aastat. 33 aastat, ehk siis nii kaua, kui arvatavalt Jeesus siin maa peal käis, eks ole. Jah, juubeliaasta mõnes. Juubeliaasta, halleluuja. Aga no ma esitan väga sarnase küsimuse, millel kohe alguses, aga et kui keegi jääb siia vaatama ja kui tema ütleb, okei, et noh, sul on niimoodi, et sa kõike seda vaatada, sa leidsid, et sa tahad selle arhitektiga tuttavaks saada, kes selle kõik on välja mõelnud ja loonud ja aga et noh, mulle ka kõik see meeldib, mis ümberring on, aga miks ma ei pea ju nii sügavuti minema, et okei, et las ta siis olla, aga mis see minusse puutub? Et noh, kui keegi äkki nii mõtleb, mis sa temale ütleksid? Me teame, et inimestel on muidugi vabad valikud, et mõelda kõike, aga ikkagi ma küsin selle küsimuse. Miks? No ma saan sellest kartusest aru, et sügavuti minna, et siin on väike oht üleval, et sa võid oma elu nii-öelda kaotada millegile või kellegile, keda sa ei tunne ja kui sa ei tea, kas tema kavatsused on lõpuni head, siis on loomulik sihuke reservatsioon ja kaitserefleks, et kas minna sügavuti. Aga inimeste vaheline see horisontaalne tase, et kui inimesed saavad sõpradeks, ega siis on ka esimene kokkupuude on ju hästi pinnapealne. Võib-olla isegi mitte alati meeldiv, et võib-olla teine pool tundub sulle isegi natuke veider või omapärane või selline, imelik on võib-olla palju öeldud, aga sa kompad teist poolt. Aga mis iganes põhjusel, kui sa temaga suhtlema hakkad, siis hakkab sisu välja tulema. Nii et sa väidad, et Jumalaga võib suhelda? Ta on isik. Ta ei ole väljamõeldis. Ta on isik. Ta on elav isik. Kellega on võimalik suhelda, kommunikatsioon. Sina räägid, see on kahesuunaline liiklus. Siis Jumal on elav. Jaa, see ei ole ühesuunaline liiklus. See ei ole ühesuunaline tänav. Ehk siis see tähendabki, et kui sa saad Jumal omaks, annad oma elu temale, selles mõttes, et oma vabatahtlikult, et keegi ei sunni sind, Jumal ise ka ei sunni, eks ole, et ta pakub seda võimalust. Ja et kui sa saad Jumal omaks, et siis on võimalik sul hakata suhtlema reaalselt kõige selle loojaga, mis me ümber on, mida me kogeme, tunneme, näeme ja mida me ka ei näe. No täpselt niimoodi on, aga see alati algab esimesest sammust. No nii nagu sõprus, inimeste vaheline sõprus algab esimesest sammust ja see on tere. Luuakse silmside ja verbaalne kontakt. Ja siis küsitakse, mis su nimi on, kus sa tuled, millega sa tegeled. Ja Jumalaga on tegelikult sama, et kõik sisuliselt algab sellest terest, et pöördumisest. Et me inimestena nii-öelda pöörame oma pilgu temale, kes on kõrgem, kes on ülal, samas ta on siin samas ja lihtsalt teed selle esimese sammu. Et ja kuna ta on isik, siis ta hakkab ennast aja jooksul sinule avama, kes ta on ja mis on tema tahe, mis on tema mõtted. Ja see on aja jooksul tundma õppimine. Vastastikuna. Tema muidugi tunneb meid läbi ja lõhki, aga meie osa on, me oleme selles aegruumis ja see aeg on meile kingitud selleks, et me võiksime teda siin, selles ajas ja ruumis, kus meie asume tundma õppida sellisena, kes ta on. Ja Jumalaga on see, et ta räägib meie kõigiga meile arusaadavas keeles. Et see on eriline, et see ei ole midagi üle pea, see ei ole midagi kauget võõrast. See on arusaadav, see on tehtav, ütleme niimoodi. Ja sa saad öelda, et see 33 aastat, mis sa oled siis Jumalaga koos kõndinud, loomulikult on sul tõusud ja mõnad ja kõik need, et ma saan ka seda täna öelda, et need on sellepärast tõenäoliselt oli mul ikkagi alguses mingi arusaam, et ma teen Jumalaga nii-öelda diili, on ju. See oli minu lugu, aga ma täna sellest ei räägi lihtsalt pikalt, aga
aga mu see mõte oli juba selline, võib-olla on veel kellelgi niisugune mõte, et teeb nii-öelda diili ja mina mõtlesin ka, et kui ma saan ristitud, et siis on nagu enam-vähem okei, et siis hakkavad minu elus need asjad toimima, mis mulle väga meeldivad ja mis ma võib-olla teha tahan aga tegelikkuses see nagu päris nii ei olnud. Tegelikkuses see polnud üldse niimoodi. Tegelikkuses asi tunduvalt paremaks läks, aga mitte muidugi nii, nagu ma alguses soovisin, et see selles mõttes võib nagu ehmatav olla, aga nüüd ma küsiksin niimoodi, et see ei ole võib-olla üldse nagu võib-olla ma ei peakski nii küsima, No küsi. aga ma küsin jah, vaata mis saab, on ju. Aga mis siis saab, kui inimene ei tahagi üldse Jumalat? Mis siis saab? Mis selle inimesega saab? Sa nüüd mõtled siis siin maa peal või siin Jaa, igaviku siin selles perspektiivis? Elus, kes meid keegi kuulab, vaatab, ütleb okei, tore, et tegelikult Jumalaga mul on võib-olla hea meel isegi teie üle, et olete siin natuke hullikesed ja nii on ju, võib-olla igaüks ei mõtle nii, mõni mõtleb, et hea küll, et väga hea, et teie olete, aga et ei, mulle nagu see sobib, et mul on nagu isegi kõik hästi. Sellepärast me teame ka ju neid lugusid, et on jäänud ka võib-olla paljude jaoks selline arusaam, et Jumalat on siis vaja, kui see elu on täiesti sassis. Sellepärast minu elu oli sassis ja mina tulin nagu seepidi Jumala juurde. Aga väga paljudel ei ole nagu selles mõttes sassis, nagu minul oli. Ja inimeste olukorrad on niivõrd erinevad. Ja siis just kui tundub, et... Minu elu ei olnud sassis. No vot, sinu elu ei olnud sassis. Üldiselt ei olnud. Kuigi mingid sisemised kriisid olid, aga mu elu ei olnud sassis. Aga ma küsin siis niimoodi, et mul oleks meelest ära, kuida ma siis küsin. Aga hea küll. Mõte oli ikkagi nagu selles suunas, et... Ja selle elu kohta, et inimene, kes ei taha Jumalat, et mis elu ta siis elab või kuhu ta siis nagu omadega välja jõuab? Jah, et kõik on ju niigi hästi. No vastus on ju lihtne. Inimene, kui ta Jumalat ei taha, siis ta elab jumalatu elu. Nii lihtne see ongi. Ta elab ilma Jumalata, ehk jumalatu elu. Ja selles elus tema valikud on jumalatud ja ilma igaviku perspektiivita. Nii et selles mõttes see on limiteeritud, see on üks ajaperiood, inimene elab nii, nagu ta tahab, teeb selliseid valikuid, nagu ta tahab ja võtab vastu sellised tagajärjed, mis on tema valikud olnud. Nii et... Ehk siis me jõuame praegu sinna, et meie elu on ikkagi valik. Et meil on võimalus teha elus valikuid selles elus, mis me siin maa peal elame. Iga päev me võime valida selles mõttes mida iganes. Isegi usklikuna me võime valida jumalatu elu. Tänasel päeval lihtsalt pöörata selja ja minna ja teha oma asja. Ja Jumal on andnud selleks meile vabaduse. Et selle peale ei tule kohe nii-öelda vastavat tagajärge või Jumal ei karista kedagi selle eest. Ta on andnud meile vaba tahte ja ta aktsepteerib seda. Ta laseb meil teha seda, mida me tahame. Kes tahab Jumalat, saab selle valiku, kes ei taha Jumalat, saab sellise valiku. Ehk siis iga valik toob esile ikkagi, sünnitab siis mingi teo. Ikka muidugi. See, mida sa mõtled, seda sa teed ja räägid. Ja me teame, ja kui sa seda teed, siis ka igal teol on tagajärg. Isegi et kui sa võtad selle puupakku siit, nagu siin on taustal näha, et kui sa sinna kirve sisse lööd, siis saavad sellest halud, et seal on ka tagajärg, et see tagajärg on näha ja samamoodi on ka meie tegelikult nagu igal valikul on tagajärg, et kas me teeme siis häid valikuid või mitte nii häid valikuid, et... Minu tähelepanek ja arusaamine on see ja jälgides ka oma seda eluperioodi 20. eluaastani, et miks mitte elada ilma Jumalata, siis see vabaduse küsimus on. Ja seda võiks verbaliseerida niimoodi, et see on moraalne sõltumatus. Sel hetkel, kui sa ütled Jumalale jah, juhtub see, et sa saad moraalselt sõltuvaks. See tähendab, et on keegi kõrgem, kellele sa annad vastust
oma elatud elu suhtes ja oma valikute suhtes. Aga kui su elus ei ole Jumalat, selles mõttes kõik sellised ismid, mis on Jumala inimese elust välja transportinud, välja eksportinud. Et see annab vabaduse elada nii, nagu sa tahad. Ehk siis vastupidiselt võib-olla sellele arusaamale, mida ka võib-olla mõned, kes juhtuvad siia kuidagi vaatama, ma usun, ja võib-olla sina usud, et juhuslikult ei satu keegi siia vaatama. Kui ta juba nii kaugel jõudis ära vaadata, küllap ta jõuab veel mõne minuti või tunni või kaua, mis räägime, eks selgub hiljem, on ju. Ehk siis hoopiski Jumal annab vabaduse. Et see võib hoopis nagu tunduda paljudele inimestele täiesti arusaamatu, et tõenäoliselt siis inimene ise usub, et kui tema teeb, mida tema tahab, et siis see on ju vabadus. Et kui ta annab oma elu Jumalale ja peab Jumalale aru andma, et siis see on ju nagu nii-öelda enese ketti panemine või kuhugi. Aga tegelikkuses nagu ma saan aru, et Jumal annab hoopis vabaduse. No me oleme siin elus niikuinii millestki või kellestki mõjutatud ja sõltuvad. Minu kogemus näitab seda, et teadlikult ennast Jumalast sõltuvusse panna ja tema seadustest ja tema korraldustest annab vabaduse. Jumala seadused on nagu aed krundi ümber. Et sa tead, kus piir jookseb, et kui siit üle lähed, siis sa oled üle piiride läinud. Sa oled kellegi teise territooriumile sattunud. Mida sa teed seal teise territooriumil? Ole oma territooriumil. Ja kui vaadata näiteks 10 käsku, siis meie inimeste esimene reaktsioon on see, et ära ahista mind oma 10 käsuga. Ma tahan elada nii, nagu mina heaks arvan. Aga kui me hakkame vaatama näiteks nagu 10 käsu sisu, siis see kõik räägib sellest, et ütleme siis niimoodi, kui sina oled Jumala kartlik inimene ja sina oled südamesse võtnud 10 käsku ja et neid pidada ja nende järgi käia, mis see minule teeb? See teeb minule seda, et mul on turvaline elada. Ma tean, et sa ei tule vargile üle aia minu krundile. Sinu puid ära võtma. Jah, sa ei luusi ringi, et mu naist himustada, mu vara himustada ja kõik sellised, need samad moraali küsimused. Et me inimestena oleme sellised enesekesksed ja egoistlikud ja tahame olla moraalselt sõltumatud, et see 10 käsku tegelikult on nagu ühiskonda tervendav. Lihtsalt ja see annab meile sellise hingamise ja vabaduse ja rahu, et meil on terved inimsuhted. Just. Ja ehk siis, kui me vaatame 10 käsku ja siis me teame, et 10 käsku on see, mida andis siis Jumal inimkonnale, mitte siis sellepärast, et kuidagi kiusata või ahistada või kontrollida. Jah, aga vastupidi, et see on meie kaitseks ja tegelikkuses see annab hoopis meile vabaduse. Selle taga on inimese armastus. Just. See on inimese armastus, et ära tee oma ligimisele kurja, eesti keeles öeldes. Ja me teame ka, et tegelikult üle maailma ja juba sajandeid või juba aastatuhandeid on ka väga paljude ühiskondade või ka riikide ju tegelikult ka seadusloome aluseks just nimelt 10 käsku ka kriminaalseadustes ja kõik see. Jah, täpselt nii ongi. Ja nüüd ongi, et ta on tulnud Jumala käest. See on lihtsalt nii basic või see on nagu see selgroog. Et sinna on sätted ja asjad ümber kasvatatud nagu lihaluudele, millest ennem rääkisime, aga see on nagu skelett. Ja nüüd, kui me jõuamegi nagu sinna ühtepidi nagu tagasi selle kohani, kus ma
võib-olla natuke küsisin sellise küsimuse, et nagu raske isegi vastata, aga tegelikult sa juba vastasid ära, et mis siis saab, kui sa ei taha Jumalat või kui sa pöörad Jumalale selja. Ja, et Jumal ei tule tõesti vägisi enda kuningriiki kutsuma või kiskuma, aga sa oled ikkagi kellegi territooriumil. Et see on üks küllaltki peenpettus, ütleme nii, et sa mõtled, sa oled justkui enda oma, aga sa oled kellegi oma, et kui on olemas isikuline, siis ütleme see hea, kes on Jumal, on ka isikuline kurjus. Ja kui sa oled oma elu andnud Jumala kätte vabatahtlikult, siis oled sa ka Jumala kaitse all. Aga ma saan sellest aru, loomulikult Jumal kaitseb kõiki inimesi ja armastab kõiki inimesi. Ma tooksid veel, ma katkestan sind korra. Tegelikult vaata, me õpime kõik liiklust, ennem kui me autorooli istume. Seadus toimibki täpselt niimoodi. Ja kui inimesed seadust ignoreerivad ja sõidavad nii, nagu pähe tuleb, siis kui kõik panevad punase tulega üle ristmiku, siis sealt hakkavad surmajuhtumid tulema. Ja suhetes on täpselt samamoodi, et me ei pea käsust mitte midagi ja sellepärast ongi ühiskond nii katki, sest lihtsalt sõidetakse üksteisele sisse igast suunast. Ja siis inimesed küsivad, et miks on nii palju kurjust maailmas ja kus Jumal on? Kus ta on, et kus ta siis oli? Jah, kus ta on, jah. Aga kui sa vaatad, siis enamus kurjusest, mis siin maa peal on inimeste tekitatud teistele inimestele. Ja. Enamus. Ja. On muidugi juhtumeid, kus inimesed on elama läinud, mis on lihtsalt seismiline piirkond, tsunamid, maavärinad, liiga kuiv kliima, veepuudus, sealt mingisugused klimaatilised nagu maaga seotud probleemid, aga üldine on see, et enamus pahandust ja kurja tuleb ühelt inimeselt teisele ja kannatust. Ja kõige suuremad kannatajad on tihtipeale lapsed. See on see, et on seadus, on moraalne sõltumatus, on lihtsalt hunnik romusid, mis liikluses tekib. Ehk inimelud, mis on nagu sodiks sõidetud teiste poolt, kes seadusest ei pea mitte midagi ja elud lähevad romulasse järjest. Ja tegelikkuses on mitte keegi taha sinna romulasse minna. Ja. Elud lähevad raisku, elud on katki, palju valu, ahastust. Nii et selles mõttes esimene küsimus on, et milleks meil Jumalat on vaja. No see oleks nagu vastus. Ühiskonnana me vajame Jumalat ja Jumala seadust. Et meil oleks hea elada siin maa peal ja et me ei teeks üksteisele kurja. Sellepärast on Jumalat ja Jumala seadust vaja. Aga kui siit minna sammuke edasi, kuna tegemist on isikuga ja sõprusega, siis see on juba nagu teine teema, et kui Jumal on minu sõber, siis mina võin sulle oma sõpra tutvustada, aga mina ei sunni sind temaga sõbraks saama, kui sa ei taha. Et siin on nagu juba see, et minule kunagi tutvustati Jumalat ja ma olin nagu selles suhtes ettevaatlik, aga ma sain aru, et ta on olemas. Tema loomingu peale vaadates tundus, et tegemist on väga kihvti ja huvitava isikuga ja ma tahaks temaga lähemalt tegemist teha. Nii et ma ütlesin tere, kui niimoodi võib öelda ja see tutvus on nüüd arenenud 33 aastat ja tegemist on tõesti väga, väga erilise olendiga, keda me nimetame Jumalaks. Ja Jumal tegelikult, ma ei tea, kas see oli Malakis või kus see oli, kus ta ütleb, et me maitseksime teda. Oli nii? Aga see on see, et ma võin sulle maasikat kirjeldada. Kui
kui sa tuled nii-öelda teiselt planeedilt või kuskilt, et maasikas on sihuke ja tal on selline maitse. Ega sa ennem aru ei saa, kui sa oled selle suhu pannud ja siis nagu kõik plahvatab. Siis sa saad aru, millega tegemist on. Jumalaga on samamoodi. Et lööd hambad sisse nii-öelda jutumärkides. Maitske, et tema on hea. Ja seda headust oled sa saanud kogeda, teadlikult kogeda siis 33 aastat praeguseks. Ja see, et sa oled saanud teda kogeda, et sa oled selle jah-sõna temale öelnud, kui tema on kutsunud ja ka, et mina olen selle jah-sõna öelnud, seega tähendab seda, et me saame ka sellest üldse täna koos rääkida. Minul läks küll teatavasti, sina tead seda, läks küll tunduvalt rohkem aega, 20 veel pluss aastat vist. Äkki sa tutvustad, kuidas me üksteist tunneme või kus on meie tutvuse algus nii-öelda? Meie sõpruse algus. Et meie tutvuse ja sõpruse algus on ju tegelikult et palju enne seda, kui Argo jumalomaks sai ja me oleme ühest koolist pärit, paralleelklassidest. Ja me kuidagi sattusime kepsutama koos. Rahvatantsu. Jah, tantsurühma sattusime kuidagi selle, nagu tänapäevalgi vist on ikka koolides on tantsurühmad ja siis ikka seal Kossutrennid ja kuskil mõnes klassis kõik tantsivad ja meil oli kuidagi nii, et sattusime ja tegime ka igasuguseid, sel ajal tundus üks lõbused asju, nagu noored inimesed ikka teevad, seal oli suitsu ja alkoholi ja ikka muud, mis juurde kuulub, ja et see oli siis meie elu. Tolleaegne ühisosa. Jah. Nüüd on teine ühisosa. Ja nii huvitav on see, et see on palju põnevam. Puhtam, järelmaitse on parem. On. Pohmelli pole vaata. Jah. Pohmelli pole üldse. Aga võib-olla ma siis räägin ka seda lühidalt, sina seda ju tead, ma olen sulle seda endale rääkinud, meie ühised tuttavad, kes meil on, nad teavad seda lugu, aga kui inimene annab oma elu Jumala kätte, hakkab temal elama, esialgu me väga võib-olla ei oska ka, aga küll Jumal ise näitab ja tema meid juhatab, aga totaalselt midagi inimese elus siis muutub ja see muutus on väga hea. Ja ma ka siin lühidalt tunnistan seda, et kui Argo tuli Jusule 93 kevad. Ma seda täpset aega enam ei mäleta, aga ma mäletan, et ühe korra see teade tuli, et Argo tuli Jusule ja siis minul oli Argost ikka kahju, et ta nüüd niimoodi siis, et temaga nüüd sihuke lugu juhtus, et otsa hullu, et tõesti oli kahju ja siis, aga see, kus mina elasin, et see... tänan kaastunde eest. See oli ikka täiesti hullus, ma praegu mõtlen. Ja siis mina oma hulluses hakkasin nagu isegi Argot kuidagi, ei mitte vihkama, ma usun, et ma ei ole nagu kedagi vihka. Ma tahan uskuda, et ma ei ole. See tekitas võõristust. Ja mul ikkagi mõtlesin, et ta oli nagu nii normaalne mees kunagi. Tänan komplimendist. Ja nüüd siis niimoodi on. Ja üleüldse mulle tundusid usklikud sellised, pigem ikka ebameeldivad. Ja mõtlesin, miks Argo nüüd pidi sinna minema. Aga samas ma ei olnud tegelikult sind kohanud tükk aega. Ja ma ei mäleta enam aasta arvu, aga sa olid ikka juba mingid aastad juba kindlasti usus olnud, mina ei olnud, mina elasin maailmas nagu mina elasin. Ja siis nüüd ongi see koht, mida ma siis tegelikult tahan jagada. Kuna mina arvasin, et see usklike ja kristlaste teema on üldse, et see on kõik nii fake ja nad näitavad, et see kõik nii on. Ja siis oli üks 31. detsembri, ehk siis aasta viimase päeva mingi pärastlõuna, mis oli ühes väike linnas, äkki trehvasime kuskil tänaval kokku ja üle siis mitme aasta mina läksin tõenäoliselt endale õhtuks head ja paremat ostma nii-öelda. Ja ma nägin, et Argo särab. Ja mul oli täiesti, see oli minu sisemine teadmine ja ma sain aru, et see on päris. Ja
tõenäoliselt tuli minu sees ka, ma saan seda hiljem nagu niimoodi, nagu sõnadesse võib-olla panna, et see võis olla ka mingi teatud juba sihuke kahetsusega võib-olla patutunnetus. Ma sain nagu aru, et Argol on nagu hästi, aga minul ei ole. Ja see ei tähenda isegi seda, mis see nagu väliselt mu elu oli või. Aga ma nagu nägin seda mingit puhtust või ma tajusin seda. Aga minul seda ei olnud. Ja ma usun, et see oli ka see hetk, kus minu nagu üleüldine selline suhtumine kristlastesse muutus. Ja ma tõenäoliselt enam ei, võib-olla kuna mu alkoholi tarbimine, see kõik läks edasi veel aastaid, et võimalik, et ma seal purjust praegu midagi ütlesin, aga me teame, et see oli juba hingemaanise töö, et see ei olnud nagu, aga midagi minus toimus. Ja ma nägin, et see ongi see, et, või nüüd tagantjärgi jälle saan öelda, et see oligi see, mida Jumal oli sinu sees teinud. Ja läks veel palju aastaid mööda, kui sain, minu usule tulek oli nagu selles mõttes teistsugune, et mul olidki kõik nagu täiesti sassis ja pea peal on ju, aga täna me ei räägi minust enam ja tegelikult me räägime üldsegi Jumalast. Aga Argo saab siin täna tunnistada ja võib-olla keegi peab seda kuulma. Ja see on väga vahva lugu olnud ja nüüd me siin näeme siin ja seal ja millest me kõige rohkem räägime, Argo? No mulle tundub, et su jutt üürib sinna suunas, kui sa rääkisid sellest kohtumisest, et sa arvasid, et see on fake, et see on mingisugune fassaad, et see on mingisugune üles pumbatud asi ja sa tegelikult tajusid, et see on päris. No minu pöördepunkt juhtuski niimoodi, et ma tegelikult puutusin kokku selle päris asjaga ja sellest tuli see muutus, uus algus. On ütlemine, et kui sa lähed garaaži, muutud autoks? Ei muutu või muutud? Ei muutu, eks ole. Kui sa lähed kirikusse, kas sinust saab usklik? No paljud on kirikus käinud. No ei ole kõik usklikuks saanud. Järelikult on midagi veel vaja. Et mingit päris asja või mingit sisselülitust või midagi. Ja minu elus oli selline koht, kus mul oli see teadmine, et Jumal on olemas kõige selle loodu kaudu. Ja teine asi, mis oli hästi tugev minu sees, teadmine, et ma olen ebapuhas, et ma olen ära määrinud ennast, et ma olin noore mehena läinud sinna nii-öelda suurde linna. Tartu ei ole suur linn, aga siit Tartu on väga suur maakohast minnes ma tundsin, et ma olen ennast oma 20. eluaastaks täiesti ära määrinud. Et kui ma peaksin Jumalaga nii-öelda kohtuma, mis iganes siis kas või elust ära minema, siis mul head nahka ei tule sealt, et ma olen pigis omadega. Ma olen kurja teinud ja halbu asju ja mu süda ma ei tea, kas ta süüdistas, aga see tunne oli hästi tugev, et ma olen must. Ja siis lihtsalt nagu väikse kõrvalpõikena, et ma tegelikult proovisin puhtaks saada selle kaudu, et ma tutvusin mingite erinevate moodsate usunditega. Ja siis sealt kaudu tuli mulle selline idee, et loobuks liha söömisest, et äkki ma teen siis selle maailma paremaks kohaks, kui ma loomade tapmist ei põhjusta ja kärbseid ja sääski ka ei tapnud, et see asi oli nagu sinnamaani. Aga mulle sealt ei tulnud seda puhtust ja vabanemist ja siis meil ühesõnaga ma oma tutvuste kaudu jõudsin välja kogudusse. Mind kutsuti kogudusse ja ma mõtlesin, et ma lähen kaasa. See teema huvitas mind ja ma kogesin seal koguduses usklike hulgas olles, et seal on midagi rohkemat. Nii nagu sina minuga kohtudes,
mina kogudusse minnes, ma tundsin, et atmosfääris on midagi teistsugust, midagi head, midagi meeldivat. Et atmosfäär on nagu tihke millestki või kellestki. Et see ei ole ainult inimeste kohalolek, vaid seal on veel mingisugune kohalolek. Ja siis koosoleku lõpus küsiti, et kas siin on keegi, kes tahab oma asjad Jumalaga korda teha. Ja ma teadsin, et see olen mina. Jah, ma tahan. Ja me tegime koos palve usklikega. Nemad ütlesid ees mulle ja mina ütlesin nende järel. Aga ma tegin sellest oma palve Jumalale. Ja see oli tegelikult väga lihtne. Et jah. Et mõni võib-olla ongi nüüd siiamaani jõudnud, kui on seda kõike kuulnud, mida sa oled rääkinud ja tema sees või tema südames või kuskil võib-olla mõttes ikkagi ta saab aru, et tema elu on ka kuskil maal ja ta ei tunne tegelikult Jumalat. Ta kuidas moodi siis Jumalaga üldse tuttavaks saada, kui nüüd keegi küsib, mida tema peaks tegema? Palve, et sa pöördud Jumala poole ja ütled talle, mis sa tahad, et ta su elus teeks. Mina tahtsin, et ta mind teeks puhtaks ja võtaks mind vastu oma lapseks. Ma väljendasin seda palves. Ja juhtus see, et mind lülitati pärast seda palvet nii-öelda nagu vooluvõrku. Et ma olin nagu selline rippuv juhe selle hetkeni ja olin proovinud nii-öelda oma pistikut erinevatesse pesadesse panna ja sealt nii-öelda ammutada mingisugust energiat ja elu ja vastuseid. Aga ma tundsin, et see oli nagu koht, kus minu pistik võeti ja pisteti taevasesse pistikupessa. Ja selle palve järel ma teadsin, et ma olen puhtaks saanud. Ma sain, mu süda oli nii puhas, ma oleks nagu saunast läbi käinud. Et see puhtus, mis mulle kingiti pärast seda palvet. Ja ma teadsin, et Jumal on nüüd minuga ja mina olen Jumalaga, et ma olen vastu võetud Jumala lapseks, et ma saan talle öelda minu isa. Meie isa, kes oled taevas, aga ma teadsin, et ma saan talle nüüd öelda minu isa. Ja sellest ajast siiani on see nagu progresseeruv olnud, sest nii nagu sa ütlesid, et maitske, et Jumal on hea. No ei ole mina, aga see on piibel. No ja sa tuletasid lihtsalt meile seda meelde ja see kinnitab lihtsalt. Meeldib lihtsalt vahepeal. Et kui sa lihtsalt oled sõber taga ja käid temaga koos, siis see tutvus progresseerub, see kasvab, see areneb, sa õpid teda järjest rohkem tundma. Ja ta on hea, ta on tõesti hea Jumal, ta on hea isa ja ta on ustav sõber. Kas Jumalaga sõbraks saamiseks on meil vaja Jeesust Kristust? Absoluutselt. Ei ole teist teed, kui ei ole ühtegi teist teed Jumala juurde, kui on Jeesus. Ja see on ka see tegelikult Johannes evangeeliumis kirja koht. Johannes 14. 3.16. 14 on see, kus te keegi ei saa isa juurde kui läbi minu, ehk siis läbi Jeesuse Kristuse. Ja et minu tähelepanek on see, et just Jeesus on see nimi, mis väga paljusid ära ehmatab ja ka mind aastakümneteks võib öelda. Aga täna me teame, miks see nii on, sest tõesti, et temal on antud kogu vägi ja meele pealt nii taevastes kui taeva all. Ma arvan, selles mõttes see ongi vastus, et Jeesus tahab tõesti olla sõber, mitte sinu vaenlane. Jeesus tegi selle töö meie eest ära, et kui juriidilisse valdkonda minna, siis piibel on väga juriidiline dokument, me rääkisime juba seadusest. Et isegi siin maa peal kui on seadus ja seaduse rikkumine, siis on kohus, siis on prokurör, siis on advokaat
ja siis on seaduse sätted, mille alusel sinu tehtule nii-öelda vastav karistus määratakse. Ja täpselt samuti oleme meie inimesed ilma Jumalata, ilma seaduseta ikkagi seadust rikkunud, sest meie ignorantsus ei tee seadust tühjaks. Me kõik rikume neid seaduseid, liiklusseadust nii-öelda. Ja olenemata isegi sellest, et kas me seda usume või ei usu. Ja seadus kehtib. Ja just seadus kehtib. Gravitatsioon kehtib vaatamata sellele, kas sa usud või ei usu seda. See kehtib. Ja vaimsed seadused on samamoodi, et need kehtivad, kas me siis tahame neid uskuda või mitte. Ja on kohtusüsteem. Piibel räägib viimsest kohtupäevast ja tasust. Siis, kes on elanud kurja elu, kes on elanud teistsuguse elu. Aga Piibel ütleb, et kõik inimesed on pattu teinud, ehk seadust rikkunud ja Jumala aust ilma. Ja prokuratuur on selle koha pealt väga agar. Ja, kõik seaduse rikkumised korjatakse üles ja karistus on täie rangusega ilma mööndusi tegemata. Aga et pääseda, kuidas pääseda sellest kohtust nii-öelda ja sellest karistusest, siis Jumal, isa saatis oma poja, ehk Jumal sai inimeseks, esindas inimesi, võttis kõik meie süüd, kõik seaduse rikkumised enda peale, ise olles õige ja süütu ja võttis selle kohtuotsuse karistuse enda peale ja suri meie eest. Patupalk on surm, ta võttis selle enda peale ja sealt kaudu me saame õigeks, ehk kui meie toimik ühel päeval avatakse, siis kõik lehed on nii-öelda cancel või kuidas öelda, tühistatud või juhtum lõpetatud, võiks öelda, iga lehekülje peal on juhtum on lõpetatud. Ja see toimikus tuleb see juhtum lõpetatud sel hetkel, kui me võtame Jeesuse oma isiklikuks päästjaks vastu, otsustame, et tema on see meie asendaja kohtus, kes vabatahtlikult läks kohtusse, meie süüga võttis selle enda peale ja sai karistatud. Et nüüd läheb väga juriidiliseks, aga tegelikult see niimoodi on. Piibel on juriidiline dokument. Me ei saa seda eirata. Mõnikord inimlikult tahaks väga lihtsamalt, aga tegelikkuses on ju Jeesus selle inimeste jaoks just nimelt lihtsaks teinud, et tema on võtnud kogu maailma, kõigi sinu, minu, meie patusüü enda peale, läinud ristile surnud, aga ta jäänud. Ja prokuröril ei ole mitte midagi enam teha. Ehk saatanal ei ole midagi teha. Sellepärast, et ta jäänud ju sinna hauda, me teame, on ju, ta tõusis üles ja ta elab täna. Ühel hetkel ta tõesti mõistab kohut. Aga ma tooksin veel ühe juriidilise aspekti sisse, et kuna meie jaoks see kehtima hakkab, Jeesus suri ristil, aga iga surmaga hakkab kehtima testamenti. Igaüks, kes sureb, tal on midagi pärandada. Ja kui keegi sureb, ütleme siin maa peal, keegi sureb, siis kutsutakse pärijate ring kohale advokaadi või notari juurde või toimub nii-öelda testamendi avamine. Ja siis pöördutakse sinu poole, et siin see ja see isik on surnud, ta on jätnud sellise testamendi päranduse. Rainer, kas sina võtad selle endale vastu või loobud sellest? See on tegelikult küsimus igale pärijale. Ja tegelikult vaimulikult on täpselt samamoodi, et meile on pärandatud midagi ja sel hetkel, kui me ütleme Jumalale jah, hakkab kehtima see, mida Jeesus meile pärandas. See õigsus. See on see uus testament. Kui sa ütled, et sa loobud sellest, me rääksime ennem vabast tahtest. Sellega seda aktsepteeritakse. Jah, see läheb teistele. Sina ütlesid ei,
keegi ei suru sulle seda testamenti peale. Aga kui inimene ütleb Jumalale jah ja sellele, mis Kristus on tema eest ristil teinud ja pärandanud meile selle teoga, sel hetkel see hakkab kehtima. Ja mis see pärand on? Pärand on Jumala riik, pärand on õigsus, vabadus pattudest, igavene elu, puhtus ja elu koos Jumalaga. Jah, ja kui täna veel, kes Jumalat tunneb, tal võib see igavene elu nagu panna nagu pea sassi või pea ringi käima, mis iganes on, et ei saa sellest aru. Aga ilmselgelt saab igaüks sellest siis aru, kui me tõmbame siin maa peal oma viimse hingetõmbe. Ja vaat nüüd on see koht, millest me enne rääkisime, et Jumal lubab meil elada ilma temata. Kuna inimene on teinud selle valiku, et nagu me ütlesime, et Jumal vägisi ei tõmba kedagi enda juurde. Jah, ta on gentleman või... Aga ta pakub seda ülimalt aulist võimalust meile. Käia temaga nii selles elus, kui pärast seda, kui see siin otsa saab. Ja ehk siis igavikus, ja igavik tuleb nii või naa, kas see mis meest maisest kehast saab, see ei ole oluline, et me ei hakka seda täna üksipulgi rääkima lähemalt. No sellega on see, et nagu käsi ja kinnas. Et ühel päeval on kinnas kulund ja see läheb jäätmesse, aga käsi läheb sealt kindlast välja ja mis tast edasi saab. Väga hea võrdlus, aga just ongi siis, et ei tahaks küll kellelegi seda, et kui ta on siin elus teinud just nimelt selle valiku, millest me alguses rääkisime, et meil on valikud ja on teinud valiku olla Jumalast eraldatuna, siis Jumal aksepteerib seda ja ta aksepteerib seda ka igavikus, sellepärast need valikud tuleb teha siin ja praegu. Ja me ei tea kunagi, millal me teeme viimase hingetõmba, eks ole. Ja ehk siis jah, see ja Jumalast eraldatud, ma arvan, igavikus ei taha keegi olla. Me tahame olla Jumalaga koos ja me usume seda. No selle igavikuga on niimoodi, et kuidas nüüd öelda? Toome nagu maapealse võrdluse. Et kui sind kutsutakse näiteks presidendi vastuvõtule lossi, saad nimelise kutse. Aga sa oled näiteks talupidaja, elad siin maal tähendab, mitte maas, maal. Nina on tahman, oled üleni karva kasvanud, habemes, haised, kaltsudes, must. Ja limusiin sõidab siia täna otsa. Rainer, teid on kutsutud presidendi vastuvõtule. Tulge kaasa meiega. Aga kui sa tuled just sigade juurest laudast. No nagu ma tavaliselt iga tulen, jah. Sa haised üleni. Sa oled just sõnnikut visanud. Hirmsasti. Isegi kui sa väga koos ei ole, siis sa haised selle järgi. Ja nüüd presidendi juures on ju, see on puhas atmosfäär, puhtad vaibad on maas, õhk on puhas, pakutakse teed või kohvi peenetest tassidest, pakutakse istet peenetest toolides. Sa ei lähe sinna oma haisvates kaltsudes. Sind kõigepealt viiakse kõrvalmajja ja tehakse puhtaks. Ennem kui sa abe maha jooksed, ära kammida, ära lõigata, duši alt saunast läbi käia, tehakse puhtaks. Ja Jumala riik on täpselt see sama. Et Jumala riik on nii puhas ja püha, plekita, haisuta, jamata. Et kui meie tahame siit nii-öelda selle patusest maailmast nii-öelda astuda suure sammuga taevasse sisse. Meid ei lasta. Meil on see hais küljes. Me oleme võib-olla astunud, varbavahed on sõnnikud täis ja ise haiseme ja oleme kasimata. Meid ei lasta sisse sinna. Ja taevaga on see sama asi, et meil on vaja puhtaks saada. Ja seda saab ainult Jumal teha. Tema annab meile pesemisvahendid, pesemiskoha ja nagu Uus Testament ilmutuse raamat ütleb, et sinna sisse ei saa ükski, kes teeb roppust
ja ebapuhaste asjadega, vaid need, kes on pesnud oma rüüd talle veres. Ehk sa pead olema puhas. Ja Jeesuse veri ja Jeesuse lunastustöö on see, mis sind puhtaks roogib kõigest patust, et sa võiksid minna kõige puhtamasse ja pühamasse kohta. Ja see on see võti lihtsalt, et elada igavesti koos Jumalaga. Kuskil ütleb, et need, kes on puhtad südamelt, saavad näha Jumalat ja ususaladus on puhas südametunnistus. Ja kui me puutume kokku püha vaimuga, kui lahti nagu võtta natuke seda, mis on püha, see on puhas, see on õige, see on valge, see on läbipaistev. Selles ei ole varjundit, riukaid. Kõige nagu ebapuhta, rüveda vastand on püha. Aga kui me püha vaimuga kokku puutume, see puhastab meid. Ja me usklikena, kui me oleme hakanud käima koos Jumalaga, püha vaimu ligiolu meie elus puhastab meid. Jeesuse ristisurm on juba pesnud meie südame puhtaks, aga meie meeled ja meie olemus tahab igapäevast, nii nagu me füüsiliselt käime iga päev duši all, täpselt samuti on nagu vaimulikult. Ja et minna isa juurde on meil vaja, et tema teeks meid puhtaks. Kas läksin pikaks või? Ise läinud üldse pikaks, sellepärast, et see video nüüd vaataja teab, kui pikaks see läks, aga et ma plaanisingi umbes niimoodi 5 minutit. Või umbes nii arvasin. 5-6, väga palju ei mõelnud, aga ma väga tänan sind, Argo, et Jumal on sind kätte saanud kõigelt, nii et me täname Jumalat. Me täname Jumalat. Palju siin minu teha oli. Mina olin lihtsalt huviline. Aga ta nägi seda, et ma olin huviline ja aitas mind sellesse kohta, kus ma ütlesin talle jah. Ja ka, et sina kallis inimene, kes sa vaatasid siiamaani selle ära, siis see, et sa siiani selle ära vaatasid, see on ilmselgelt see märk, et Jumal ootab sind ka enda kuningriiki, mitte lihtsalt ja saada kuningriigi kodanikuks. Nii et me õnnistame sind, kallis vaataja, kuulaja. Ja Argo ütleb siin veel midagi. Aga et mitte asi õhku jääks, siis mina teen ettepaneku palvetada siin praegu üks palve, mida sa saad koos meiega kaasa palvetada. Kui sina tahad oma elu Jumalale anda, kui sa tahad tundma õppida elavat Jumalat Jeesust Kristust, saada puhtaks ja saada Jumala lapseks, siis tee sellest palvest, mis me ees palvetame, oma palve Jumalale. Ja Jumal kuuleb sind, Jumal armastab sind ja Jumal vastab sellisele palvele kõige parema meelega. Aga ma ütlen need sõnad ees ja sina ole hea ja ütle need minu järel. Hea taevan isa. Hea taevan isa. Ma tulen täna sinu ette. Nii nagu ma olen. Ja ma palun sind. Anna mulle andeks. Kõik minu patud. Mõtte, sõna või teoga. Mida ma iial olen teinud või tegemata jätnud. Ma palun anna mulle andeks. Minu patud. Pese mu süda puhtaks. Kõigest kurjusest, mustusest ja rüvedusest. Ja ma palun sind. See on minu soov. Võta mind vastu. Tahan olla su laps. Ja öelda sulle. Kallis isa. Võta mind vastu. Ma palun seda. Jeesuse nimel. Tänades, et sina oled mind kuulnud. Ja ma olen nüüd Jumala laps. Sinu laps, isa. Tänan sind. Jeesuse nimel. Aamen. Ja kui sa palvetasid selle palve praegu meie järgi, siis ma soovitan sul veel
käia Jumala ees oma elu üle ja võtta sealt veel mingisuguseid asju, mis su südame ja hinge peal on koormaks ja lihtsalt korraldada need asjad ära. Et me tegime praegu sellise kiire palve, aga olgu see sulle nii-öelda eeskujuks ja võta lihtsalt, lase Jumal oma ellu ja tunnista ja räägi temaga, sest ta on elav isik, ta kuuleb sind, ta on sulle lähedal ja ta annab sulle andeks ja peseb sind puhtaks ja tere tulemust Jumala riiki. See on hea riik, see on igavene riik, selles ei ole kurjust, mustust, roppust, selles on igavene elu, puhtus ja rõõm ja rahu. Ja meil on loodud igavik, et õppida tundma elavat Jumalat, sest temas on nii palju ilusat, head ja erilist, et selleks kulub terve igavik. Ära pabista, sellepärast igavaks ei lähe. ei lähe tõesti igavaks ja ma võib-olla lõpetaksin siis sellega, mida ma just enne meelde tuletasin, mis sa ise tegelikult ju ise ka ükskord postitasid sotsiaalmeediasse, kui sa kirjeldasid oma, kui Jumal astus sisse. Jumala kogemust. Ja Jumala kogemust, mida tegelikult me teame, et me ei saa seda sõnadesse panna, see on nii eriline ja auline, aga me saame seda kõik absoluutselt kogeda, kes tema vastu võtavad. Ja siis mulle ka nii väga meeldis see ja see puudutas mind ka ja ma teadsin, et see on see, mida, et see oli päris, mida Argo koges. Ja see sõnastus oli see kuidagi sellist, oleks nagu magusat elektrit söönud. Nii et kallis vaataja, magusat elektrit, mis sa veel tahad. Ja. Nii et sind on ühendatud taevasesse vooluvõrku ja las nüüd saa üks kõva särts enda ellu. Aamen. Aamen.